Tere, Margit Eino. Minu kindlustusleping teiega on 163,93. Ja mul eile saatsin teile, ma sain nüüd selle väärteomenetluse protokolli kätte, millel on siis nagu edasikaebamise tähtaeg. Ja ma seda eelmisele, tähendab algul, kui enne otsuse tegemist, enne trahvi tegemist oli ka see vastuväite laused, aga neid vastuväite lausete kohta ma saatsin teile, peaks teil olema nüüd olemas. Ma lihtsalt küsingi, kas on olemas need ja teine küsimus siis järgneb sellele. Selge. Selge, see on nüüd selge küll, aga põhimõtteliselt ütleme, et nüüd oleks mul vaja teada, et noh, näiteks ma pean tegema nüüd kohtule juba vastu, see ei ole enam vastulause, see on juba kaebus, eks ole. Kui ma ei ole rahul nagu selle väärteo otsuse sain kätte. Algul sain protokolli ja nüüd protokolli järel ma sain otsuse. Esialgu saatsin teile väärteo protokolli. Sellele ma tegin vastatu lause. Ja nüüd sain otsuse ja nüüd selle otsuse peale ma peaks tegema nüüd kaebuse Pärnu maakohtule, eks ole. Ma sain väärteo rikkumise otsuse, justkui oleks ma, nagu selles otsuses oli kirjas, et see oli, tähendab, selle ma saatsin teile. No, põhimõtteliselt see oli avalikus korras nagu kohas nende nagu avaliku kohas nagu avaliku rahu rikkumine justkui. Aga siin on nüanss nüüd sellest, nemad ei arvestanud vastu lauses, ei arvestanud seni nii, no seda ei arvestanud nüüd üks isik. Tegelikult edasi tuleb ka üks isik, ainult kohtunik näiteks. Et no 80 eurot ei ole suur trahv. Ja see on jagatud ka 4 kuu peale, kuna ma olen pensionär, eks ole. Ei, ma ei väidan nüüd üldse seda, et see on nüüd minule mitte jõukohane. Aga probleem on selles, et see on provotseeritud. Ja esiteks. Ja. Seda küll, aga see, vaadake, minul on selle kohta tervise tõend. Ma olen raske puudega kriminaalkuriteo ohver ja vaimse puudega, no selles mõttes. Teovõime mul olemas, jah. Selge. Teie väidate, et ma ei ole võimeline nüüd eristama kahte lauset näiteks. Ma lihtsalt, ärge nüüd pahandage, mul on nina ees teise peaaegu sama kuupäevadega väärteomenetluse alustamata jätmise kohta, kus sama koha kohta öeldakse, et ei alustata selle pärast väärteomenetlust, et see ei ole avalik koht. Teises kohas, täpselt teises asjas, samas kohas, samas füüsilises kohas väidetakse, et see on avalik koht ja sellepärast ei, see ei ole. Ma lihtsalt, minu põhimõtteline, ma vabandan, minu põhimõtteline küsimus oli ainult selles, kas mina pean ise tegema selle kaebuse nüüd või saan ma teie käest ka mõne nõuande? No ta peaks olema. Neid on seal erinevaid mitmeid ja mille alla need lähevad. Mina näiteks, teil on see süsteem natuke selles mõttes minu jaoks keeruline, et peaks olema üks indeks ees, et kas või mingit märksõna või niimoodi ütleme nagu internetiski asju jagatakse, et mul on ainult numbrid, eks ole, aga number iseenesest mulle ei ütle nagu suurt midagi. Et ma olen kõik oma asjad, mis ma olen üritanud teile saata ja te olete ka saatnud. Nüüd ma pean nüüd klassifitseerima neid ümber hakkama, aga ma muidugi soovitan teile ka klassifikatsiooni natuke muuta, et numbrite asemel oleks see numbritele lisaks
Ja ei, teie jaoks ta toimib loomulikult, aga ma loodan, et minu jaoks peaks ka toimima, saate aru. Mitte ei sobi, aga ma üritan sobituda. On vahe. On vahe. Ja. Tähendab, mind huvitab konkreetselt avaliku koha määrangu niisugune liikuvuse tinglikkus, eks ole. Tähendab, mina loen välja isegi ühest Riigikohtu määrusest, et korteri ühistu koridor näiteks kindlasti ei ole avalik koht. Aga nüüd juba nagu sa üle koridori paku astud ja see oligi nagu öeldud see siseõues. Korteri ühistu Riia Liiva, see on äriregistris sees ja selle siseõu. Jah, aga näetegi, ma ilmselt saatsin ka selle teile, ma üritasin sellele vastata. Minul on selline väärteomenetluse alustamata jätmise juhus 03.12.15. Ma ei teagi, kas ta nüüd ja selle, no siin on lausa selgelt kirjutatud, et ei alustata väärteomenetlust seoses sellega, et nagu puuduvad külaldased alused, et noh, tõestust ei ole ja seal juures näiteks ja. Ei, seal lisaks on öeldud ka, et avalik koht ei ole see. Ma selle lause lihtsalt ei jõudnud. Ja, samas kohas oli. Tähendab, teie nüüd üritate mulle väita, et see on tegelikult absoluutselt võimatu, et nagu põhimõtteliselt üks probleem on veel. Tegelikult mina ei olegi näinud asitõendit. Uskumatu, aga nii ta on. Asitõendid. Asitõend on videovail, mida nad ei anna mulle. Aga kas kirja pean tegema ilmselt, ega see suuline jutt ei maksa midagi meelde? Ei, ma rääkisin, küsisin konkreetselt asitõendit, video, mingisugust materjali. See on, tähendab, see on video, on tehtud mingite... Nii. Aga põhimõtteliselt, kas teie oleksite huvitatud selle asjas mingil moel, mis moel aitab kindlustus sel... Jah. Täpselt. No nii. See on võimatu, kui mulle ainult näidatakse, ma pean üritama teda filmida, aga nad ei luba võib-olla filmida. Kui väärteomenetluse faktiliseks aluseks ehk tõestuseks on neil ainult pimedas filmitud mingisugune vaidlus, kus mina sõiman ühes nurgas roojavat isikut. Meil on viinapood ja seal käivad viinapoe isikud käivad seal ja nemad väidavad, et see vestlus käib tegelikult hoopis selle kolmanda isikuga. Mina sõimasin tõesti, ta roojas nurgas. See paik... No tema häiris mind ka, issand jumal, ma kuidagi peab ju tõrjuma, kas tahate öelda, tegelikult kodanikul on õigus, kodanikul, mina lugesin selle kodaniku õigused. Kuulge, et selleks ajaks on see sõber ammu juba lennus seal 5 sekundiga ju. Kaua see politsei ei tule selliste asjade peale üldse väljagi. Muide, seekord neil ei tulnud, tema ei kutsunud näiteks isegi politseid välja muide. Nii et Ja, selge. Kahjuks ega nii. Ja, selge, et mina ei ole, tähendab põhimõtteliselt teie käitumisjuhend oli selline nüüd antud, et mine politsei jaoskonda, ürita seda näha.
Jaa, see kujutage ette, mina sain, ma räägin teile lihtsalt vahelduseks. Ei, ma toon teile teise protsessi näite, kus see ei jõudnudki kohtuni. Jaa, ma tahtsingi tööasjast rääkida. Aga okei. Tähendab, no, mis mõte mul siis üldse minna seda vaatama on, kui te ütlete, et see tegelikult vaatamine nagu, et kui nemad on väitnud, et see on asitõend, siis ta jääbki asitõendiks. Ma esitasin selle väärteomenetluse otsuse teile. Mulle ei anta mulle peale selle otsuse ühtegi materjali ei ole antud. Protokolli peavad andma. Protokolli ma esitasin teile esimene kord ka. See oli tegelikult, see ei olnud mitte protokoll. Ma esitasin teile selle väärteo protokolli. Jaa, esitasin. Jaa. Ja aga kui ma neid ikkagi ei saa, see risk ja see võimalus, et ma seda videofaili sealt saan, see on peaaegu null ja ma ei ole seda näinudki üldse. No kuulge, siis ma pean tunnistaja kaasa võtma ilmselt. Aga tunnistajad sinna vaatamise juurde lubatakse ainult siis, kui ta on kas vähemalt esindaja või on vähemalt jurist. Okei, tehke mulle selle kohta tänase päeva seisuga uuesti see kiri, missugused materjalid teie sellest välja loete, kui te näete seda minu kirja. Ma arvan, et kas tänase või homse päeva jooksul te ikkagi selle kirja veel näete. Ja, no. Ja, ma sain aru, jah. No keegi peab mul selle käitusjuhisega kirjalikult andma, sellest, et põhimõtteliselt mul tekib probleem politseist asjade kätte saamisega lihtsalt sellepärast, et nad keelduvad sellest. Jaa, ma selle olen korra vist isegi teinud, aga ma olen selle vastuse kuidagi nagu silme vahele jätnud. Ma teen uuesti, mul on õige vähe, teate, see aeg on peaaegu sekunditega mõõdetud mingi 20. kuupäevaks, kui ma siin venitan. Tegelikult ma saatsin teile eelmised need vastused ja need kõik tundusid tühised olevat õigusmõistmise suhtest. Selles mõttes mul on no ma olen teile kirjad saanud, lihtsalt teie ei ole neid isiklikult lugenud, no muidugi te ei saa aru saada. Tähendab, ma saatsin pole väärteo protokolli, eks ole? Ja otsuse. Jaa. Ja siin tekib ajaline probleem minu jaoks, sellepärast, et kui nüüd ma ei saa kiiresti kätte neid, siis see jah. Noh, vaidlustada ma saan küll, aga ma vaidlustamise kvaliteet nõrgendab, muud häda pole midagi. Jaa, see 15 päeva praegu jookseb juba. Ei, ma olen eile esitanud nii, et selles mõttes lihtsalt neid mulle tõesti ei antud ja öeldi ka, et ainult koha peal vaatamiseks ja põhimõtteliselt see ongi see reegel neile. Ka koopiatena. No aga siis ma pean lihtsalt küsima koopiaid kirjalikult, teabenõudena. Aga missuguse paragrahvi alusel? Paberil. Ma võin ilmselt saada ka digitaalsena. See on teil menetluses juba niikuinii. Lihtsalt ta peab olema teil menetlus, sellepärast, et ma saatsin, minul on vastused tulnud. Lihtsalt, praegu ärme nüüd kumbki pool väidame, seda me täpselt ei tea.
Aga mina tean täpselt, et ma olen saatnud ja mina lihtsalt ei julge praegu täpselt öelda, mul ei ole seda nimekirja nina ees, et missuguse numbriga see vastus teie poolt oli, et ta on menetlusse võetud. No okei, ma teen kirja ja üritan helistada sellele. Tähendab põhimõtteliselt see, kes juuris selle käes peavad olema materjalid või on see materjalide käes näiteks politsei sekretäri käes seal? Okei. Selge. Nii, aitäh sulle. Tšau.